Peatreener Marko Mett, raske 3-2 võit, miks me jäime 0-2 taha? Ma ei oskagi öelda, peab vaatama tagantjärgi seda mängu ilma emotsioonideta, aga me olime kuidagi hambutud, läksime sinna hanitama, selle asemel, et tuld anda, et läksime pehmelt peale. Koosseis, kes mängu lõpetas ja võitis, oli veidi erinev sellest, kes alustas, et kuidas ise oma vahetusi kommenteerid? No näha oli, et ei ole seal nendel need, keda ma siis nagu välja vahetasin, et ei olnud nendel kõige parem päev täna, et eks jah, erinevad põhjused on asjadel, et mõnel ikkagi tervis ei lubanud täiel määral pingutada ja õnn oli, et me leidsime lõpuks need 7 mängijat ülesse, siis kellega me selle mängu koju tõime. Kui palju teadsid teises alagrupis toimuvast? Ma teadsin, et naabrid seal omavahel mängisid ilusti 3-2, et see Montenegro ja Bosnia, et ma teadsin, et meil on 2 geimi vaja, samas kui me need 2, või tähendab juba see 4. geimi lõpp oli, siis ma ikka korra ütlesin, et me ei vaata seda tablood. Et see, mis nagu see, et vastastel on super andekas diagonaalründaja ja Bosnia ja Montenegro omavahel nagu viiki mängijad, see ei ole oluline. Me peame tegema oma asju. Kui me 10 rünnakust 7 hanitame mängu alguses, siis me ei tee oma asju. Nüüd on teada, et sügisel tuleb veel üks valikturniir, et kuidas suvine naiskonna treeningplaan välja näeb? No, eks nüüd mõtleme, aga esialgse plaani kohaselt augusti keskel saame kokku ja üks nädalavahetus mängime Soomes ja teine nädalavahetus Ungaris ja septembri 2 viimast nädalavahetust. Ja vastased on kindlasti natuke teisest puust, aga see tähendab, et me ei võiks sealt edasi saada. Aitäh, edu!